alustame uue videoga siis. Siin on siis siuke riistapuu, mis paar videot tagasi oli siis blurritud täiesti. No tegelikult oleks võinud juba tookord näidata, aga ütleme niimoodi, ei olnud aega sellega tegeleda ja siis saamegi nüüd rääkida. Need, kes kardimaailmast on natukene kursis või näinud või teavad, siis need tunnevad kindlasti selle kardi kohe ära. See kart oli siis eelnevalt naisterahva oma. Naisterahvas läks nüüd kiirema masina peale veel kord ja jäigi siuke aparaat jäi üle. Ütleme niimoodi, et oli täitsa viisaka hinnaga oli müügis. Raamiks on Toni. Paljud, kes kardimaailmast teavad, kohe näevad ära, et miks see Toni on. Seal on siis täpne mark ka. Toni raam on roheline enamasti. Toni raam on üldse üks populaarsemaid, ütleme niimoodi. Et neid raame on 3 versiooni, ütleme niimoodi, et nad on kõik üks ühele, ainult erinev värv ja siis põhimõtteliselt erinev firma. Masinast ise rääkida siis Rotax Max Evo 3, mis siin vahed mingid on, Evo 1, Evo 2, Evo 3, on karbussi vahe ja mingid süsteemid on veel natukene ja aju on ja siis see karp on täiesti erinev. Et see on siis ühesõnaga viimaseid ja teoreetiliselt ka üks kõige paremaid. Mootor oli siis enne ostmist 5-6 tundi tagasi täis reepüldi saanud. Siin on kõik oli vahetatud, keps, kolb, ühesõnaga kõik oli tehtud, et õnneks sellega mingit muret ei ole. Meie siin teinud oleme siis iste, see on küll kellegi vana iste, nagu näha, siit on katki ja on päris siuke, tegelikult on suht siuke prügiiste, aga meil oli vaja, et meie sinna naiste istmesse ära ei mahtunud igatahes. Õhu kopsud tõmbasid kokku, siis mahtusid ära. Võtsin selle vana istmega siia. Nagu näha, siis see iste siia klapib juba niisamagi peale ära, aga ütleme niimoodi, et see iste oli väga väike. Aga iste muidu ise on väga korralik, põhimõtteliselt 0 muret. Tegelikult ei olegi. Võrreldes see, mis meil praegu siin peal on, siis vana iste on ikkagi tutikas. Masin on siis vedeliku jahutusega, ei ole õhkjahutusega ja pole ühtegi käiku. Ühesõnaga see kart on siis viimaseid ilma käikudeta, mis on kõige kiirem. Siit edasi siis on niinimetatult 2-käiguline ja 6-käiguline, et see on viimaseid ilma käikudeta kõige kiiremaid. Kui siin ära sai ostetud, siin sai mõningad kleepsud midagi maha kakutud. Me käisime sõitmas ka praegu, on siin rehvid asjad on kõik seal all, et kuna me tava oma haagisega tassime, see haagis on kitsam kui teised, see 1,25 laiusega, mitte 1,50 nagu tänapäeval standard on, siis me peame siin tagumise porika ära võtma, külje oma ära võtma ja väljed alt ära võtma, et muidu ta ei mahu meil käru pealegi tegelikult. Kui meil ta ära sai ostetud, siin sai koduhoovi peal sai katsetatud ja vend tuli ka nüüd Šveitsist koju ja siis avastasime, et tegelikult võll oli kõver. Vana võll on siin siis, ta ei olnud palju kõver, aga tegelikult see võll on nii naeruväärse hinnaga, mis mina kartsin küll alguses, et see on mingi mega kallis, kuna see on ikkagi üks põhiasi tegelikult, siis see maksab peaaegu mitte midagi tegelikult. Kui saigi kett küljest võetud, siis avastasime, et tegelikult oli see laager ja see laager siin. Üks käis hästi raskelt ringi ja teine oli siuke õrna lõtkuga. Ja tegelikult vanal oli ka siin üks ujuv laager, mis on, siit on hästi kohe näha, et on küljes on 1, 2, 3 laagrit siis. Et oli too ka küljes, aga tegelikult see Eestis ei pea olema, see on välismaal on siuke nõutud, aga meie sellega kuhugi ei lähe tegelikult. Kui ma ütlesin, et see võll oli suht naeruväärse hinnaga, siis ütleme niimoodi, et need laagrid enam nii naeruväärse hinnaga ei ole. Keskelt läbi üks siuke laager on siuke 50-60 eurot. 2 laagrit juba oleme 120 eurot. Ütleme niimoodi, et võll oli peaaegu 2 korda soodsam kui laager ja siin sai peoga veel mingid asju ostetud. Mis siin on ketiõli ja siuksed pudinad-padinad, mis nagu siukse kardi
jamamise jaoks vaja on. Ja siis oligi, siis käisimegi sõitmas temaga eelmine pühapäev, see oli peale rallikrossi nüüd siis. Tegelikult oli päris äge. Robert tegi ka siin ühe väikse avarii, ütleme niimoodi. See plastik oli täitsa kortsus. No siit natukene näha, et ega siin on veel natukene mingid mõrasi või paindeid asju on sees, et väga sirge ta ei ole. Ja tegelikult see rooli ots läks täitsa kõveraks, see oli põhimõtteliselt niimoodi. Aga õnneks Põltsamaal on hea, et meil olid seal inimesed olemas, garaaž oli lahti, tegime selle sirgeks kruustangide vahel, siis saime Taneli käest laserid ka, laseritega saab siis paika panna, regullida esisilda ja panime selle ka paika ja tegelikult me saime sõita siin terve päeva ringi. Siit kadusid ka siis Bolti asjad ära, Boltid ja seibid. Teine pool on nagu kivi kõva kinni, see pool siis ei tea mismoodi, kas sellest avariist või midagi tuli lahti. Muidugi siin natukene peale seda avariit tuleb vaadata, kas see nii tururaam on ise ka täiesti sirge. Et teoreetiliselt ta sõitis, mingit muret ei olnud, otseselt mingit paindeid või kõverusi kuskilt näha ei ole. Et siuke avarii käis. Siis me kohe siin tuunisime veel raja ääres. Siin on niinimetatud velgräek külge. Kuna me panime võlli suhteliselt turvalisse seadesse alguses, oli see rattarumm, siis oli põhimõtteliselt selle kiiluga tasa, no isegi siin pool. Aga Robin ja Tanel, nendel on suht laiaks karta aetud ja meil ei olnud üldse pidamist ja siuke väga ebamugav oli temaga sõita. Ja siis saimegi poole päeva pealt panime laiemaks. Siit on ka hästi näha, muidu oli põhimõtteliselt siin oli täiesti. Kart käitus kohe täiesti teistmoodi. Eks need rehvid ka, millega me sõitsime, olid väga kasutatud juustud on, nad on, meie jaoks on juustud juba, nad on eelnevad juustud olnud, aga vähemalt saime mingi kogemuse kätte. Piduriklotsid on ka päris otsa korral tegelikult. Kas siit on üldse näha hästi? Vist ei ole üldse näha hästi. See kart on siis tagapiduriga. Kahekäigulised ja kuuekäigulised, need on juba esipidurid on ka. Nendega saab juba päris kähku pidama. Meil oligi see probleem, et kuna see sild oli kitsas ja me ei saanud aru, kas see rehv ei töötanud hästi, siis see pidurdamine oli väga ka ebamugav ja hästi agressiivne oli mõne teatud koha pealt seal. Aga muidu sõidab väga hästi. Robert siis Taneli ja Robiniga sõitsid, siis ütleme niimoodi, Tanel oli vist kõige kiirem, siis oli Robin ja siis oli Robert. Mina olin väga kaugel. Kui nemad seal sõitsid 37, 38 sekundit, stabiilselt siuke alla 40, siis meil nagu Micronit peal ei ole. Micron on siis siuke dataloger ja sealt näeb ringi aegasi ja kõiki asju. Meil seda praegust peal ei ole. Õnneks on andurid asjad küll olemas kõik. Et meil on ainult logerit vaja ja tegelikult saame ise ka aegasi asju vaadata. Siis aega võttes, siis minu ringi aeg seal mingi maailma parim tuli mingi 42, aga see oli ka päris halb oli juba. Et tegelikult ma arvasin, et selle kaardiga sõitmine on tunduvalt lihtsam ja mugavam, aga see ei olnud üldse mugav. Ütleme niimoodi, et ribi kaitsmetega ka siin lähed sisse, siis on hästi hullult hakkab pressima. Et me painutasime küll niinimetatult juba seda laiemaks, aga vist proovime veel natukene. Kui ma Taneli ribikaitsmetega sõitsin, mis on siuke õhukene, siis oli ikkagi mugavam oli. Aga muidu ei ole hullu. Kart pidas ilusti vastu. Sellel on ka see asi, et kui akuvoldid on väiksed, siuke lollus on siin praegus, et 11,6, 11,7, siis tegelikult juba see kart ei taha tööle minna hästi. Ja viimases sessioonis oligi see, et pulli pärast enne peale saamist vaatasin, palju volte on, oligi 11,6, 11,7 ja see kart enam tööle ei läinud tegelikult. Raja äärast me rohkem ei laadinud, meil oli küll aega tegelikult seal päris palju, et oleks võinud laadida, aga ei tea, kuidagi ei mõelnud ka selle peale. Muidu on siuke äge aparaat, ei eita üldse, väga lahe on. Et siin mingi aeg, kunagi veel mingit vaba aega või midagi tekib, siis ma käin siin, vaatan äkki langel on siuke, ütleme niimoodi, et tuttav rada, et äkki käin langel sõitmas sellega veel. Hoolduspoole pealt siin ei ole väga midagi keerulist. Põhimõtteliselt ongi ketti on vaja õlitada kogu aeg. Kütus oleks siis õliga õige ja muud siin midagi erilist ei olegi. Piduriklotsid ka nüüd võiks ära vahetada.
need on meil olemas ka juba. Ja siin tegimegi väikse nimekirja juba, et mis pudineid on veel vaja. Õnneks selle kardiga on suht soodne praegus majandada veel, et kui hobi korras võtta, siis on suht odav kilomeetri hind on tegelikult. Kui juba võrrelda golfiga näiteks, siis juba läheb lappama. Kardi rehvi jooksu hind tutikas on siuke 140 €, pluss miinus oleneb. Ja tutika rehviga hobi korras ma arvan, me saaksime siin ikkagi kõva 4-5 trenni päeva sõita. Ütleme, et trenni päevas sõidad siuke 2 peale kokku, äkki mingi 50-60 ringi, et meile seda liha nagu jaguks seal korralikult peal. Aga siuke ta ongi, ütleme niimoodi, et paras trimmer ta on, aga samas on päris kiire trimmer. Et Põltsamaal ka Robin vahetas ka ülekandeid, hammakaid ütleme niipidi. Andsime talle paar hammakat, siis ta sai seal sirge peal tippkiiruseks 104 kätte. Aga ütleme niimoodi, et ta läheb natukene veel rohkem, aga ega ta väga palju ei lähene. Et muidu on siuke päris äge. Kui nüüd tuua võrdluseks, siis ma nüüd võin natukene eksida Põltsamaa rajaga, aga keskelt läbi on kardirajad Eestis on kõik 1 kilomeeter. Hobikardiga teoreetiliselt, kui alla minuti sõidad, on juba väga hästi. Nagu ma ennem ütlesin, siis sellega oli juba siuke 37 sekundit, 38 sekundit, mis on päris kiire juba. Ja kahekäiguline on ka 2-3 sekundit kiirem, et ei ole väga palju kiirem enam. Ja kuuekäiguline on ka siis siuke 1-2 sekundit veel kiirem, et nendel on lihtsalt pidurid, ESI pidurid on, ja need ongi tänu sellele juba nii palju kiiremad. Ühesõnaga on siuke väga lõbus masin. Esimese korra kogemuse kohta ütleme niimoodi, et päris halb hakkas selle sõitmisega. Ei ole siukseid G-jõude ja asju kunagi tundnud ja ütleme nii, et väga mugav ei olnud. Aga uus kogemus, nüüd on teada, mis asi see endast kujutab ja ma arvan, et selle jaoks peab ikkagi trenni hakkama tegema, et niisama istudes või golfi pealt tulles isegi on päris raske alguses. Aga ei, äge ikka, ei eita üldse. Vaatame, kunagi sõitma lähen, eks ma siis teen mingi videoasja ka jälle kokku. Aga mis seal ikka seniks, olge tublid, pange subscribe, likeige, kommenteerige, jätke mingi huvitav kommentaar või äkki tahate küsida selle kardi kohta veel midagi. Kui keegi küsib, et palju see maksis, ütleme niimoodi, et need, kes netis nägid, siis need teavad seda hinda. Ta reedel tuli müüki, reedel kohe helistasin ja tegelikult ta suht kähku kadus müügist ära. Aga midagi hullu ei ole. Kuulge, aga seni olge tublid, tšau, paka.